Palju aastaid tagasi elas keiser, kes nii kangesti armastas ilusaid uusi rõivaid, et kulutas kogu oma raha enese ehtimise peale. Ta ei hoolinud oma sõdurites, ei hoolinud teatris ega jalutamas käimisest, vaid ainult oma uute rõivaste näitamisest. Iga tunni tagant riietus ta ümber ja kui kuninga kohta harilikult öeldakse, et ta on nõupidamistel, siis siin öeldi alati, keiser on garderoobis. Selles suures linnas, kus ta elas, oli lõbu laialt. Iga päev saabus siia palju võõraid ja ühel päeval tulid siia 2 petist, kes esinesid kangrutena ja ütlesid, et nad oskavad kududa kõige kaunimat riiet, mida üldse ette võib kujutada. Mitte ainult värvid ja muster ei ole haruldaselt ilusad, vaid rõivastel, millest sellest riidest õmmeldakse, on veel ka see imepärane omadus, et nad on kõigile neile nähtamatud, kes ei kõlba oma ametisse või siis on lubamatult rumalad. Need oleks ju õige toredad rõivad, mõtles keiser, ja ta andis neile 2 petisele suure summa käsirahaks, et nad viivitamata tööle hakkaksid. Need seadsidki 2 kangateljed üles ja tegid, nagu töötaksid nad virgalt, kuid telgedel ei olnud neil mitte midagi. Kui rõivaid oli juba mingi aja valmistatud, tahtis keiser teada, kui kaugel rõivaste valmistamisega oldi. Ta otsustas saata oma vana ausa ministri vaatama. Tema näeb kõige paremini, missugune see riie on, sest temal on mõistust ja keegi ei pea oma ametit paremini kui tema. Eks too vana tubli minister läinudki siis saali, kus need 2 petist tühjadel kangasteljadel töötasid. Issand, olgu armuline, mõtles ta ja ajas silmad pärani. Ma ei näe ju mitte midagi. Aga seda ta ei ütelnud. Noh, ta ei ütlegi riide kohta mitte midagi, tähendas üks kudu eest. Oh, ta on oivaline, päris imelilus, kostis vana minister läbi prillide vaadates. Milline muster ja millised värvid? Jah, ma ütlen keisrile, et see riie meeldib mulle väga. Noh, see rõõmustab meid, ütlesid kangrud ja andsid nüüd värvide ja omapärase mustri kohta lähemalt selgitust. Vana minister kuulas hoolega, et seda keisrile edasi rääkida, kui ta tema juurde läheb, ja seda ta tegigi. Keiser saatis peatselt teise tubli ametikandja vaatama, kuidas kudumine edeneb ja kas riie varsti valmis saab. Temagi läks niisama nagu ministergi. Ta vaatas ja vaatas, aga kuna seal peale tühjade kangaspuude mitte midagi ei olnud, ei võinudki ta midagi näha. Noh, kas pole ilus riie? Kiitsid petised ja näitasid kangast ning andsid seletusi kauni mustri kohta, mida üldse olemaski polnud. Rumal ma ei ole, mõtles mees. Järelikult on see mu hea amet, millesse ma ei kõlba. Naljakas ikka küll, aga seda ei tohi välja paista lasta. Ja nii kiitis ta kangast, mida ta ei näinud, ning avaldas neile oma rõõmu kaunite värvide ja nägusa mustri üle. Jah, see riie on tõesti suurepärane, ütles ta keisrile. Kogu linn rääkis sellest hunnitust riidest. Nüüd tahtis ka keiser ise kangast näha, kuni see telgedelt veel maha võtmata on. Terve karja välja valitud meestega, kelle hulgas olid ka mõlemad vanad tublid võimukandjad, kes juba varem seal olid käinud, läks ta kavalate patiste juurde, kes kudusid nüüd kõigest väest, aga ilma lõime ja koeta. Noh, kas ei ole suurepärane, ütlesid mõlemad tublid ametnikud. Kas teie majestet ei tahaks vaadata, milline muster ja millised värvid, ning nad näitasid käega tühjadele kangastelgedele, arvates, et teised riied kindlasti näevad. Mis see siis tähendab, mõtles keiser. Ma ei näe mitte midagi. See on ju hirmus. Olen ma rumal või ei kõlba ma keisriks? See on kõige hullem, mis minuga võiks juhtuda. Oo, see riie on väga ilus. Ma annan teile oma kõige kõrgema heakskiidu ja tühja kangaspuid vaadates noogutas ta rahulolevalt, sest ei söandanud öelda, et ta mitte midagi ei näe. Kogu saatjaskond, kes tal kaasas oli, vaatas ja vaatas, aga ei saanud targemaks kui kõik teisedki, kuid nad ütlesid samuti nagu keiser. Oo, see on ikka väga ilus riie. Nad andsid talle nõu sellest uuest toredast kangast valmistatud rõivad eeloleva suure rongkäigu puhul esimest korda selga panna. See riie on suurepärane, oivaline, hunnitu, käis suust suhu ja kõik olid kangaga ütlemata rahul. Keiser andis mõlemale petisele rüütleristi nööpaugus kandmiseks ja õuekangru tiitli. Enne seda päeva, mille hommikupoolikul pidulik rongkäik pidi toimuma, istusid petised öö läbi üleval ja neil põles üle 16 küünla. Võis näha, et neil on keisri uute rõivaste valmistamisega kibe kiire.
Nad tegid, nagu võtaksid nad kange telgedelt, lõikasid õhus suurte kääridega, õmblesid niidita nõeltega ja ütlesid viimaks, noh, nüüd on rõivad valmis. Keiser tuli oma kõige kõrgemast soost õukondlastega sinna ja petised tõstsid ühe käe üles, nagu hoiaksid nad midagi ja ütlesid, vaadake, siin on püksid, siin on kuub, siin on mantel ja nõnda edasi. Nad on kerged nagu ämbliku võrk, võiks arvata, et ei ole isegi midagi seljas, aga selles nende väärtus just ongi. Jah, kinnitasid kõik õukondlased, kuid ei näinud mitte midagi, sest seal ei olnud ju midagi näha. Kas teie keisralik majestat ei võtaks nüüd oma riideid õige armulikumalt seljast ära, ütlesid petised, siis me paneme teile õued selga, siin selle suure peegli ees. Keiser võttis kõik oma rõivad seljast ja petised talitasid nii, nagu annaksid nad talle ükshaaval uued, mis nad pidid olema õmmelnud. Lõpuks võtsid nad tal keha ümbert kinni ja tegid, nagu seoksid nad sinna midagi. See oli slepp. Keiser keeras ja pööras end peegli ees. Issand, kui hästi need riided sobivad, kui suurepäraselt nad istuvad, ütlesid kõik. Milline muster, millised värvid, see on tõesti väärt ülikond. Kas ei istu hästi, ütles keiser ja siis keerutas ta end veel kord peegli ees, sest pidi jääma ju mulje, et ta oma pidurid hoolikalt vaatleb. Kammerhärrased, kes sleppi pidid kandma, haarasid kätega põrandalt, otse kui nad oleksid sealt sleppi tõstnud. Nad kõndisid käsi õhus hoides, sest nad ei julgenud märgata lasta, et nad mitte midagi ei näe. Ja nii kõndis keiser rongkäigus toreda baldahiini all ning kõik inimesed tänavatele ja akendel ütlesid, issand, kui ütlemata ilusad on keisri õued rõivad, kui tore slepp on tema mantlil, kui haruldaselt hästi kõik istub. Keegi ei tahtnud märgata lasta, et ta mitte midagi ei näe, sest siis ei kõlbaks ta ju oma ametisse või oleks ta väga rumal. Veel kunagi polnud keisri rõivastel säärast menu olnud, aga tal ei olegi ju midagi seljas, hüüdis üks väike laps. Issand jumal, kuulake süütu lapsukese häält, ütles selle isa ja kõik sosistasid üksteisele, mis laps oli öelnud. Tal ei olegi midagi ju seljas. Seal on üks väike lapsuke, kes ütleb, et tal ei ole midagi seljas. Tal ei olegi ju midagi seljas, hüüdis viimaks kogu rahvas ja keiser võpatas, sest talle näis, et neil on õigus. Kuid ta mõtles nõnda, nüüd pean ma rongkäigu lõpuni vastu pidama ja siis astus ta veelgi uhkemalt ja kammerhärralt kandsid sleppi, mida polnudki olemas.